Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarjo Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 41 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega, nii et täna siis sellised küsimused. Kas tuuleturbiinid võivad olla ka tervisele ohtlikud? Kas tuuleturbiin variseb kokku? Kas seda ka koheselt koristatakse? Palun, Andres. Nii, tervist, mõistust, tarkust ma alati soovin. Hakkame nüüd alateadvust, teadvust ja üliteadvust ka lahti pakkima, kuidas, kui kaugel keegi on. Ja kuna siin juttu oli alguses, et on palju ka küsimusi tulnud, mul on väga rõõm meel, et küsimusi on väga palju tulnud. Ja mitte ei ole selliseid, ütleme nagu suurte hulkade vaatajatelt. Vaadake, on ka küsitud ühe küsimuse, et miks meie saateid paljud ei vaata. Ma sellepärast kõige lihtsam meie paljaid naisi ei näita siin ja kui oleks neid siin näidanud, siis meil vaatajaskond oleks võib-olla nii suur, et me ei mahuks siia tuppa ära enam. Vot see on ära, aga on õnneks inimesi, kes tunnevad muret. Ja võtangi 2 tükki välja siin, mis tuli selle kommentaaride peal. Kiri on Rein Tunder. Tema küsimus, palun rääkige vaba energiast, miks sellest vaikitakse, ma ootan sellist saadet. Aitäh teie saatele, alati kuulan, vaatan. Tänud sulle, ma arvan, et tema nimi on ka Rein Tunder, et tänud teile vastu. Ja vaata, teie pärast ma panin siia üles, mul on üleval selja taga on 2 suure mehe 3 ainsuse pildid. Dmitri Mendilejevi tabel on vasakul, näete, Jumala on keskel, aine jõud ja püha vaim, nõnda nimetatud, ja kõrval on Jaan Järviku esiisa, esiema. Ja üleval pea kohal on, näete, eesti.com, /küsimus S võrdub universumi ainuväli. Kui selle sisse lööte arvutisse, siis saate just nendele küsimustele otseselt emeriitprofessorilt Jaan Järvikult vastuse ja me suhtleme seal ja tegeleme selle küsimusega. Ja kirjandus on juures, et saate, mis küsimusele, miks sellest vaikitakse ja nii edasi, miks eeter ei ole lubatud suhtlusringkonda, et räägitakse eetrist ainult nagu televiisorist, siis võtke lahti selle ala või selle meili aadressi peal 3. saade, 4. saade, 5. saade, 6. saade ja 8. Nendel on taga raamatud, kust Samuel ja teised sellised suuremad, ma ei hakka perekonna nimesid panema, et kiirustada ei ole, räägivad lahti, miks on eeter kadunud ja mida pahandust tegi see Albert Einstein ja kus Galileo ja Mendelejev, mida tegid kõik kokku ja kus see vaba energia on. Ja kui need raamatud läbi loete, siis saate täpsemini küsida ja vaadake saadet ikkagi universumi ainuväli, selle sama pealt soovitan ka teistel panna. Sest kõik see ilusti läbi mõeldud, see 3 ainsus on, näete siin ees, seda ei ole tegelikult, mida kasutatakse, on, ütleme, katoliiklastel. Võin ka ühe sõna öelda, ma siin nädala alguses ka tehnokraadid soovitasid küsida küsimusi ja vaatasin Objektiivi saate ära ja vastan teile praegult, sealt ei ole minu meiliaadresile tulnud ühtegi vastust. Kuigi neil on seal olemas just 3 ainsus, kui võtate vasakul isa, poeg, all on püha vaim ja keskel on Jumal.
nad peaksid nagu vastama, aga eks seda näeb, mis pärast ei vastata, see paistab, tuleb hiljem välja. Kui ei oska vastata, lihtne on, kas ei teata vastust, mina vastan alati, ma ei tea seda. Ja kui ma ei vasta, siis ma ütlen, ma teile ei vasta, et ärge segage mind. No vot, on asi sedasi lihtne, paigas ei ole, aga nüüd tekib selline küsimus, jään ikkagi ootama, kas on neil seal väärikaid inimesi sealt. Viimane saade, mis oli, ma ütlen, mida kästi vaadata, oli see Markus Järvi Trellid 6. Nii et seal ma saatsin talle küsimused. See on vahepõlge, ma ei hakka sind tegema, sest nüüd tuleb õige mehe, ütleme, kes rahva eest suur vaba ajakirjanik, kes on ajakirjandust õppinud, küsimused eelnevate saadete kohta ta on pakki pannud ja proovime nendega läbi minna. Selle härrasmehe nimi on Tõnu Kalvet. Esimene küsimus ja vastan ka kohe siis, nii palju kui oskan. Saksa energeetikaga tehtud vaadates kumab läbi selge muster. Tegu on kahjurlusega. Kui kaua Saksamaa nõnda jätkates veel vastu peab? Kujundlikult öeldes, kui suur on tugevusvaru? Seda ma ei oska otse öelda, sest Saksamaa on suur riik, aga vastupidavus on igal ühel sama sarnane. Võtame loodusriigi kohe ära. Kummal on suurem vastupidavus, kas rotil või jääkarul? Vot seda võime võrrelda või harilikul karul või sellest. Ja selle vastupidavuse näitajaks ongi energia olemasolu. Söögiolus olemu, soojuse olemasolu, et haigus ära ei võtaks. Ja tugevusvaru ongi siin, kui ta samamoodi jätkub kahjurlusega. Nii, et tugevusvaru tal väga suur ei ole enam. Sellepärast, mis siin oli, kui eelmisi saateid vaatasite, nende gaasihoidlad on kusagil ainult 57% täidetud. Nii et kui talv praegu kuu aega paneb, kas sellest poolest tünnist jätkub? Meil jätkub küll muidugi, me räägime, et siin on täiemahuline sõda, on meil kõrval niimoodi, et kõik panevad, aga mina sellest sõjast täiemahulist ka aru ei saa, kuna Ukraina laskesuusatajad, snaiprid käivad võistlustel. Nii see oli vahepõige. Järgmine küsimus, nüüd ajakirjanikult, ta on just rahvaga koos läbi võtnud. Kas on teada, kui mitu Saksa ettevõtet on rohepöörde mõjul nüüdseks kolinud välismaale? Kui jah, siis peamiselt millistesse riikidesse? Ja millised on nende seas tuntud ettevõtted? Kuidas on nende käsi oma uues asukohariigis käinud? Vaadake, vot siin on nüüd 4 küsimust korraga ja faktilist vastust ma ei oska teile öelda. Sellepärast on teada, et ütleme, Volkswagen peatehas kolis minema, kolivad kas Ungarisse, Hiinasse ja ma arvan isegi Venemaale võivad minna, kuigi meil see suur meedia ei räägi, aga kus nad kolivad sinna, et ellu jääda, kus toit on, loom läheb ka samamoodi, kus on toitu ja kus on kütust odavam, et ta suudaks teha, müüa teda ja ära elada palgana. Ja need tuntumad ettevõtted ja palju on räägitud keemiatehased ja nii edasi, nii edasi. Siin ma ei oska öelda, aga oli kirjas, et üle 250 000 inimese on töötuks jäänud nendes ettevõtetes. Nii, millised tehnika erialade asjatundjaid napib kõige rohkem Saksamaal, Eestis ja teisteski Euroopa Liidu liikmesriikides? Kust nende erialade asjatundjad saab sisse tuua? Millises Euroopa Liidu liikmesriigi olukord on selle vallas kõige parem? Millise liikmesriigi olukord on kõige nadim? No siin on jälle keerulised poliitilised küsimused, aga energeetikuid on vähe, olete kuulnud. Siis teine on meditsiinitöötajaid on vähe. Ja ütleme üldplaanis kuldsete kätega töömehi on vähemaks jäänud, sest tema tahab tööd teha ja kui tööd ei ole, siis ta peab ära minema, et oma perekonda panna. Sest võtame kas või siin see Eestigi ära, paljud kuldsete kätega inimesed on läinud teistesse riikidesse tööle ja ma ei usu, et nendel seal väga lihtne on.
olla, sest ma olin ise ka Nõukogude kroonus, ikka see kodumaa igatsus on nii suur ja ikka kiskus nii nagu maa külge tõmbejõud või selline, ütleme, gravitatsioon tagasi. ja millised asjatundjad, need ongi tehnokraadid põhiliselt, kes rahulikult tahab tööd teha ja tema häält poliitikas ei kuulata, sellepärast kui poliitikas hakkab vestlema, siis ta kasutab lihtsat loogikat, et 2 + 2 on 4 või teeme selle asja valmis. Aga näete ise, mis sellest praegult meil on tulnud. Isegi see meie Juhan Aguraiuja, kes on see Elektrilevi OÜ juhatuse esimees, vaadake, tal on hea nimi. Tähendab, näitab, et mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. Ta nimi on Juhan Aguraiuja, see on ju pelletite ja sellise alternatiiv sellise väiksema kütte nimetuseks võib ka kasutada, et ta seda kütet toodab. Aga see ei ole sellest, aga sellest on see küsimus, et tema käest ka meil siin selle stuudio ühes küsiti, kas on selline äriliik võimalik, et ostame kallilt ja müüme odavamalt, et milline on see kapitalismi uus vorm, et kus seda saab kasutada. Ja ta ütles, see on põhiliselt energeetikast. Mina täiendaks, kui energeetikas on see põhiline, siis see kandub automaatselt teistele aladele. Sest kui ma hakkan särki või ülikonda või ükskõik mis asja tegema, esimene asi on elektri olemasolu, et õmblusmasinad saaks töötada. Nii, lähme siis edasi. Kõige nadim olukord, ma ei oskagi öelda, kõik me siin Euroopas oleme puntras selle hunniku otsas, mis kipub haisema ja mida öeldakse, et see on meeldiv elu edasi viiv rohe jalajälg, aga ta haiseb küll juba sellise sõnniku järgi. See on minu arvamus, sest igasugune roheline asi muutub ju kompostiks ja nii edasi. Kui hulluks peab majanduse olukord rohepöörde hulluse tõttu kannatavatel riikidel veel minema, enne kui rahvas hakkab vastu ja käsib poliitikutel rohepöörde hullus lõpetada? Vaadake, hullus on nagu kellapender, ta peab minema lõpuni, et hooga tagasi tulema hakata. Ja veel ta ei ole veel päris lõpus, ta ikka liigub ja kui võetakse töö põllumeestel Euroopas toit ära ja tehakse lepingud seal Brasiilia ja Ladina-Ameerika toidumeeste tootjatega, siis läheb ta ise lahti, sest nad jäävad nälga. Ja kuna neil on traktorid olemas, sõnnik on olemas, nad blokeerivad ja teevad selle liikluse ära. Ja suvel on näha, ega siis kui paljud juba räägivad, et meil on see Euroopa on olnud väga hea selline kuurortile ja sõita puhkustele, ma selles juba kahtlen. Kui lähed ikka puhkusele, lennujaamad seisavad, igal pool on põllumehed seal vastas, nii et mõelge selle peale ära. Et see rohepöörde hullus minu arvamuse järgi lõpeb sellel aastal ära. Ta on see tulihobuse aasta ka veel, et kuidas ta lõpeb, aga ta saab otsa. Nii, ja 5. küsimus, pakett, sellega siis saame ühele poole. Rikastes Euroopa riikides elab võrdlemisi palju võõrast ja kohanemisvõimetut rahvast, suurem osa neid moodustavad ebaseaduslikud sisserändajad. Milline on nende suhtumine rohepöörde hullusesse tekitatud kahjulikesse muutustesse? Kas nad üldse tajuvad rohepööret endale ohuna või nimetavad peamiseks ohuks ainult rassismi ja võõraviha? Ma ütlen teile sellise asja ära, Nõukogude kroonus ka oli üht kui teist. Inimesed arvestavad ainult iseenda rikutuse tasemel. Kui inimene on 4 klassi haridus, siis ta ei hakka pikalt seletama, ütleme, professoriga ja professor saab 4 klassiga küll hakkama, ainult see 4 klassi haridusega peab ta juures olema, ei tohi professorit väga segada. Sellest on ka tehtud juba ammust ära, et pead õppima niimoodi vaikselt professori juurest, et mitte segades, nii aeg-ajalt niimoodi küsima, mis on ja talle midagi kätte andma, vot siis õpid. Aga kui vastupidi, nagu praegu siin rohepöördega on, seal ei ole haridust ja rohepöördes on kõige lihtsam aru saada,
kui kuulate meie pedagoogikategelasi, et lapsed peavad 12 aastat koolis käima, nühkima seda pinki, aga sellest nühkimisest ei ole tolku, sest hinnata ei tohi. Ja kui hindasti, et neile hingetrauma. Vot rääkige mulle sellest hingetraumast ära, kui olen loll ja mul süüa ei ole. Kas see on nüüd trauma, kui kõht on tühi ja nälg on mul kallal, või siis, kui ma pean õppima, kumb see nüüd on? Nii et ma arvan, et need, kes on sisse toodud, nemad hakkavad varsti ise seda olukorda nagu õigeks pendli tagasilööki juhtima, tegema. Vot siis ei saa aru enam, kuidas on ja mis seal on ja kuna siin on ka paljud jutud olnud, et politsei ja need veekahurid ja need värgid on ka juba ei toimetata õigel ajal või kehvalt, siis võidavad nemad igal juhul. Nii, ja nüüd ega midagi, lähme siis koheselt nüüd slaidide vaatamise peale, nii et inimesed ikka küsimusi ja paneme. Nii, ja siin oligi siis küsimus, võtame lahti, neid võib meil ka tulla sisse, näete, tuuleturbiinid võivad olla tervisele ohtlikud. Üldine oht on õlitatud, ta on mootor ja seda te ise arvatke. Aga vaadake, mis siin tuleb nüüd. Tuuleturbiinid kui terviserisk, Goldwyn ja asbesti skandaal. Läheme kohe edasi. Asbestiga on tegemist. Asbesti kasutamist taunitakse nüüdseks kogu maailmas, kuna selle tolm on kantserogeenne. Sellest hoolimata on üks Hiina tarnija Austraalia teadete kohaselt kasutanud kuumakindlat materjali tuuleturbiinide komponentides. No ta on kaval, meil pandi ka asbesti igale poole keskküttetorude ümber, potserdati ära, tehti ära, aga ta oli ohtlik. Ainukene asi, mis seal oli asbesti, kuhu oli pandud, sinna rotid ka ei tulnud tegevust segama. Ja mõnikord ilmneb rohelise energiatööstuse silmakirjalikkus kõige väiksemates kui potentsiaalsemates suuremates detailides. Tasmania komistas Cattle Hillsi tuulepargi tehnikud tuulikute lifti piduri hõõrkatete asbesti otsa. Valge asbest, peenekiuline oht igale tuulikutehnikule. Austraalia regulaatorid püüavad skandaali tähtsust vähendada, väites, et avalikkusele kujutatav oht on madal. Näete, nad ütlevad ilusti, avalikkusele on oht väike, aga see töömees, see kuldsete kätega tuulikutehnik, mootoritehnik, kes seda on õppinud, jagab, see inimene ei ole üldse oluline, see ei ole madal ega midagi. Nii et keskkond on ühtepidi, aga see keskkonnas enam inimloom, see ei maksa midagi. Nii et piduriklotsid eraldavad aga iga hoolduse ja liigutusega äärmiselt peent tolmu, mis läheb kopsu. Seega võib iga hingetõmme muutuda eluohtlikuks. Kogu rohelise energia šaraad tugineb puhtuse jäätusutlikkuse müüdile. No teate küll, et on nii puhas loodus ja kõik on nii ilus ja kõik CO2 ja kõik paneme need kokku ja ei olegi mõtet üldse midagi teha, prügi ei tule kusagilt. Tegelikult odavate ja ohtlike komponentidele ning masstootmilisele välismaal. Goldwyn ise peseb asjad käed puhtaks, viidates tarnijatele ja sertifikaatidele, kuid vastutus lasub selgelt tootjal, kes turustab oma ülemaailmset aktsepteerib teadlikult mürgiseid komponente. Asbesti impordikeeld on Austraalias kehtinud alates 2003. Kuid ometi smulgeldatakse seda ainet endiselt ohutuskriitiliste turbiinikomponentide koosseisu. Nüüd tekib küsimus, kas selliseid mürgiseid kantserogeenseid materjali kasutati tuuleturbiinides ka Saksamaal ja Euroopas. No mõelgem nüüd, Euroopas oleme meie ka või on need kõik tehtud korralikult üle vaadatud või lihtsalt
ma olen kuulnud paljusid asju, et trahvud ju kõik vastavalt tehase andmetele tuleb neid kontrollida, vaadata, mitte ise mõelda. Ja kui tehas on mõne lause sealt ära unustanud ja ei ole sul seda nõnda nimetatud elektriku või energeetiku inseneri tausta ehk õppimist, et tunned ära, et üks asi on vale ja teine on koopia ja selle järgi midagi tehtud, pehmem materjal, siis tuleb iseennast süüdistada ja vot siin tulebki, et kumb nüüd oluline on, kas lapsele tehtud hingetrauma, et ta ei õppinud, või see eluga kaasa õpetatud lolluse trauma. Kumb see nüüd oluline on? Kui on mida lolle rohkem, siis on ikka põnevam või kuidas te arvate? Nii, lisaks kui paljud tuuletööstuse tehnikuid, inseneri ja projekteerijad puutus kokku selliste ohtlike materjalidega, Hiina tarnijatel on ülemaailmne kohalolek ning ilma Hiina materjalide ja komponentideta poleks energia üleminek võimalik. Näete, siin ütleb, komponendid tulevad sealt ja kui te ei kontrolli, ennem nõukaajal oli see materjali kontroll ja lugesin ka mööda minnes, et siin praegult pakutakse igasuguseid kõrge kvalifitseeritud elektrike rendifirmad tööjõuna. Aga nõukaajal oli ainult kvaliteedimärk, 5 nurk ja selline tolmuimeja seisab mul siin kõrval, töötab vabalt. Vahetan ainult neid harjasid, sööharjasid. Nii, teine küsimus oli siis tuuleturbiinide kohta. Kui tuuleturbiin variseb kokku, kas seda ka koheselt koristatakse? Vaadake, kas koristatakse? Vaatame selle asja ära. Oktoobris selle eelmine aasta kukkus kokku, need pilt on siin maas, kolaki. Lammutamine on takerdunud, keskkonnaohud püsivad. Oktoobri lõpus teatasime Münchestrandi piirkonnas Nordrhein-Westfalen Havistekis asuvast tuulikust, mille pea murdus. Seal oli ka juhtus, et me tehnikud olid kõrval olevas sellest tuugenist seal üleval tegid remonti, et see ei kukkunud alla inimestega. Pea murdus ja koos rootori labade ja kõigega 125 meetri kõrguselt põllule kukkus. Selle defekti põhjustatud keskkonnamõju on Kösfeldi piirkonnale endiselt mureks. Rohelise partei linnapea reageeris kriitikale ärritunult. 17. detsembril edastas VDR kohalikus uudiste saates värskenduse. See on viimane värskendus, seal on praegu lume all kindlasti asjad. Haviveki vallas Kösfeldi piirkonnas purunenud tuuliku kohta. Pärast seda, kui turbiini peas koos labadega oktoobris purunes ja all asuvale põllule kukkus, püsib keskkonnaoht endiselt. Midagi ei ole tehtud. Tootja Nordexi sõnul on suurem osa tehasesse pinnasesse imbunud õlis suletud ja välja pumbatud. Ta võib rääkida küll, aga kui ei ole seal mingit tegevust toimetatud, välja pumbatud, kas üldse on? No see on tehnokraadi ära, et paber kannatab kõike, see oli Nõukogude Liidu ajal oli selline, et 5 aastaku plaanid sai 4 aastaka tehtud ja siis sai küsida ka, et kui me 5 aastaku 4 aastat, kas me läheme nooremaks ka, siis vaadati lolli näoga otsa, nooremaks ei saa minna, aga töö sai nagu varem tehtud. Nii, ja siiski võib süvendamine olla vajalik. Näed, ikka võib-olla peaks nagu ära koristama, kui on selline jurakas maa sees kinni. Näete, 200 tonni kaaluva niinimetatud kondli jäänuseid pole veel välja otsitud või välja toodud. Kuni see pole tehtud, ei saa pinnase eksperdid lõplikku arvamust anda. No, miks ei saa, kui nad tahaksid, võtavad õliproovid ära. Millegipärast näidatakse, kui mingi tankrist tekib õlilaik, siis on kohe
igasugused puhastusasjad ja ütlevad selle koostise kohe ära kiiresti ja filmideski olete näinud, leiavad mõrvapaigalt mingi koostise, saavad kohe peale, aga näed, siin praegult ei saa pinnase eksperdid millegist aru. Vot siin siis räägime, kas sakslane on juba lolliks läinud või ei ole, nii nagu siin eespool küsimused olid. Taaskasutus ja lammutustööd võtavad kaua aega. Lisaks naftale on loodusele ja keskkonnale problemaatiliselt ka teised ained. Nordex annab puhta sõna ainult kasvuhoonegaasi väävelheksfluoriidi osas. Kuigi seda kasutatakse elektriautoseadmetest, ei kahjustata vastavaid komponente. Näete, mõni kemikaal on kahjulik, CO2 on inimesele kahjulik, me teame, selle hingame välja, see meile vaja ei ole, aga taimele ta on jälle kasulik, kumb siis ta on, ära hävitada üldse või ikka säilitada. Nii. Ja gaasi peetakse kliimatapjaks, näete, tapab kliima ka veel ära, kuigi ma olen teil siin saadestes ütlenud, ilma võib muuta, aga kliima on päikesenurk maakerale, on kõrbeline kliima, seal on lagi pähe tuleb ja on see polaarkliima, kui näed päikest hästi kaugelt, aga sul peavad olema head loomanahad seljas. Nii, näete, tapjaks. Iroonilisel kombel on need väidetavalt rohelised süsteemid mõeldud kliimat päästma, mitte seda ohustama. Suurt kraanat lubati suurkraana kohale tuua koheselt, et hakata seda demonteerima, aga näed, talv tuli ootamatult peale nagu meil ja siin eelpool oli küsimus, kas Saksamaal on veel töötajaid, töölisi, kuldseid käsi alles jäänud, siis siit näete, vastus on olemas, ei ole vist kraanajuhti võtta kusagilt. Ja need, kes sisse sõidavad, need Aafrikast, ma ei usu, et need nüüd igapäevaselt kraanaga käisid seal palmi otsas seda banaani toomas. Räägitakse, et põhiline asi, et ta lesutab seal palmipuu all, kui ei viitsi, siis banaan saab ruttu valmis, pläraki kukub pähe talle, siis sööb ära alles, vihaga veel, et pähe kukkus, siis sellepärast paneb pintslisse. Näevad, oleks meil ka, kui kukuks kartul ise maa seest välja põllumehel, küll tal oleks hea käik, see hõikaks. Kartul, kus sa oled, tule välja, tulevad ja jooksevad kokku, ei tule. Nii, suurt kraanat, need, mida on vaja demonteerimiseks, täielikuks lammutamiseks, ei ole plaanis varingu kohale püstitada umbes 2 kuu jooksul. Näete, see oli nüüd detsembri uudis, nagu kuulsite alguses, 2 kuu pärast tuleb, aga siis on ju veebruar ja märts on külm ju. Kui vana elektrijaam on eemaldatud, ehk see elektrikandel osa, ehitatakse sinna koheselt asendus, pannakse uus tuulik samamoodi püsti ja jälle kukub, mille valmimine on kavandatud 26. aasta suveks. Ta on kavandatud, aga teate küll, nagu siin meilgi oli see probleem siin meie tehnokraadist Tallinna linnapeaga, see lasi 10 rohepöörajat lahti ja siis mingid tööd rohepöördega seotud teadlaste, nõndanimetatud teadlaste tööd lähevad kalevi alla ja siis need olid väga nutumaigulised, et 20 miljonit raha jääb nüüd saamata Tallinna linnal. Aga Tallinna linnapea ütles, et see raha, mis nüüd üle jääb nendest kontoris istujatest, läheb prügimajanduse peale, et prügikoristust on vaja tõhustada, muidu neid on liiga palju. Prügikassid on täis. Nii et mõelge, kas tehnokraadil on sellel Tallinna linna peal ka mõistust, et ta koristab prügi või on vaja ainult rohepöörde poistega prügi juurde tööta. Sest näete ise, rohepöörde tuulikud kukuvad maha, kes see neid koristab ja pärast näete veel järgmised küsimused, mis siin toimuvad. Ja seejärel saab vahelduv elektri tootmine jätkuda kuni järgmise varinguni. Asi paigas siin selle koha pealt. Oleme korraks siis suurele ekraanile tagasi ja mida sina arvad, Maarja, nüüd nendest tuuleturbiinidest, kui need nüüd maha kukuvad siin,
kes siis korjama läheb, ikka kohalikud või kuidas või kes seal elavad või keelatakse neil ka ära, pannakse traadid ümber ja veekahurid peale või kuidas käib? ja aitäh, Andres, selle sisuka ettekande eest. no kes neid ikka koristab, kui me ise peame koristama. aga me oleme eelnevates saadetes ka rääkinud seda, et tegelikult need saab mingil määral, nad saab ju ümber töödelda, minu teada. aga osad asjad ei saa ümber töödelda. et noh, eks siin. Enamus asju, vaata, mida tehakse, kõik on võimalik nullasendis jälle tagasi panna, see on lihtne looduse ainuvälja seadus. teed toidust, teed selle prügi või selle sõnniku ja sõnniku paned maha, sellest tuleb uuesti toit, see on ringliiklemine. just, aga mul siin kuulasin su juttu ja siin oli, et gaasi peetakse kliimatapjaks, sellega mulle kohe meenub see üks rohehulluse või kommunismi teema, et kus pandi peerumaks loomadele peale, et liiga palju peeretavad, et no johaidi, et näiteks Aafrikas savannis on suured veisekarjad, et huvitav, kas seal ka siis nii-öelda aafriklasi maksustatakse kuidagi, et teil on liiga palju veiseid või hakatakse nüüd seal neid maha lööma, et liiga palju gaasi eritavad või noh, selles suhtes täielik jaburus. ja aga ükski teadlane ei teinud ühtegi piuksu. kõik vaatasid seda totrust pealt nagu ma ei tea, mis asja noh. ja. Ma olen siin pidevalt rääkinud Hiina Konfutsiuse seda mõtet. kui ühes ruumis on targad ja loll, siis see ruum ei ole sinu oma, sest need rumalad lollid löövad selle ainukese targa maha ja siis targad need tehnokraadid ongi vait. aga kui on näiteks, no võtame Trump ja Musk seal, nad teevad ju vabalt koostööd. tegid ainult kõva häält, et ta lasi lahti ja midagi. Musk ei oleks valitsuses saanud töötada, sest ta on ju tehnokraat. ootas, mille mees ta minema ajab, ega nad siis vaenlased ei ole. see on lihtne vastus, aga lolle pane tuppa, nad arutavad ja mida rohkem on vaadata need kongressi materjalid ja erakondade need materjalid, mida välja käivad, see on ju täitsa õudne, sest oli nüüd ära, et tuli see näpukas tuli sisse sellele kasiino seadusele, et oleks pidanud ai-l laskma see üle kontrollida, siis ei oleks näpukat tulnud. mina naeran jälle, sest ai on nii, milline sa oled talle, millise programmi sa oled sisse pannud. oled talle hea programmi sisse pannud, siis ta on ära ja nad vaidlevad ja või on halb ai sul, ta valib ühe ja teise ja ainukene jääb üle, kui on tark inimene, ütleb, et ärme poisid tee, 3 päeva pärast me oleme nii külili, et ei ai ega oi ei aita teid. ja just mul tuleb, ma nüüd tunnistan siin avalikult saates ka, et ma kasutasin veebiraadio lihtsalt ja keerutamata ühe oma skripti kontrolliks ai-d, see minu meelest oli see saade, kus oli see ajas unustatud ministrikohad või mis olid muutunud, siis ma panin nii-öelda ai-sse, panin need sisse, et kontrollin, et noh, peaks ju ai-l peaks kogu info käes olema. aga mida ai tegi, ta hakkas mulle panema nihukseid ministrikohti, mida ei ole kunagi olemaski olnud. ja no ma panin nagu, ma mõtlesin, ohoh, et nagu ei mäleta ka, aga noh, ma 90-ndatel olin väike poiss, noh. ega ma ju ka ei teadnud, oli sihuke ministrikoht või ei olnud ja siis panin selle skripti teele ja siis saates osalejad, mis kuradi asi see on, et mis ministrid seal kõike pakkus. et noh, jah ei tea ja siis ja oligi niimoodi, et ennem salvestust ma noh, ütlesid, kuule, et niisuguseid ministreid pole olnudki. siis ma ütlesin, selge, tegin jälle kiirelt skripti ümber ja küsisin veel üle, et no millised ma siit
ministrikohad ma üldse ära kustutan, et ma saaks saatega nagu edasi minna, et noh, alustada. siis 15 minutit läks selle parandamise peale, aga noh, no saade läks teele ja nii ta läks. sul läks 15 minutit, aga vaata, kui palju läheb aega nüüd selle paragrahvi punkti parandamiseks Riigikogu. ja, 101 peavad ühe korra, kõik peavad nüüd läbi vaatama ja vajutama rohelist nuppu seal, et see viga tuli sisse. Ega nad hakkavad seal ka vaidlema, noh. Üks loll vaidleb seal edasi, sul oli üksinda ainult ai oli vastane seal, aga seal on 101 ai-d. no just täpselt, et ütleme nii, et ai-d tänapäeval ikka ei saa usaldada, et no nii palju sa saad, et kui sul on vaja teksti parandada ja et paranda kõik õigekirja vead ära, siis ta parandab ära, aga sa pead alati käskluse panema, et paranda ainult kirjavigu, sest kui sa seda käsklust ei pane, siis ta hakkab neid lauseid ka muutma. no siis noh, täiesti karauul noh. aga siinkohal lähme siis küsimustega edasi. Niimoodi. Kas Saksamaa avamere tuuleparkide oksjonid ebaõnnestuvad? Kas India päikesemull on lõhkemas? Palun, Andres. nii, mis me siin pikalt paneme, siin head jutud olid, aga lähme kohe faktide juurde ja slaidid näitavad meil. nii, ja küsimus oli siin just, et kas Saksamaa avamere tuulepargi oksjonid ebaõnnestuvad? pealkiri on olemas, Saksamaa avamere tuulepark, oksjonid ebaõnnestuvad, laiendamine takerdub. ja mõelge nüüd, mõni aeg tagasi oli meil ka siin, et oli vaja panna siin meri seal Saaremaa juures kinni, panna nende tuulikute alla ja praegult enam ei räägi keegi, nii et see ka takerdus ja on näha, et nad ikka ei ole. näete, kuidas nad seisavad siin, hakkavad vaatama, teevad siin üleval midagi pildi peal, aga lähme faktide juurde. kuigi Saksamaa föderaalvalitsus kavatseb endiselt Põhjamerd avamere tuuleparkidega katta, kukub viimane hange läbi, kukkus. kuna toetused kavatseti kaotada, nüüd vähendatakse mahtu. näete, jõuab ka see küsimuste rida, mis oli, kas Saksamaa mõni asi ka hakkab midagi pöörama, näete, et meretuulepark ei lähe nüüd peale veel, aga teised lähevad peale ja akupangad. ilma tohutute valitsuse toetuste ja garanteeritud ostuhindadeta on üsna selge, et ükski ettevõte ei taha oma kapitaliga avamere tuuleparkidesse riskida. seda näitas hiljutine augustis toimunud oksjon, kus pakuti 10 gigavatti avamere võimsust tahes Põhjamere asukohas. no mõtleme ära, nagu keskmiselt on küsitud, palju üks tuuleturbiin või tuugen on, see on 2 gigavatti või niimoodi võib arvestada. 2 megavatiga töötab ja siis, kui panna edasi. avamere võimsust 2 Põhjamere asuvas asukohas. kuna aga maksumaksja raha polnud saadaval, ei tahtnud keegi isegi pakkumist esitada. see oli oksjoni täielik läbikukkumine. kasvavate kulude ja tarneahela probleemide tõttu ei ole sellised tuuleenergiaprojektid ilma valitsuse toetuseta ilmselgelt kasumlikud. näete, meil tahetakse ka ära hakata, Elektrilevi hakkab siis ära ostma neid pankrotti minevaid parke, tuulikuparke, mis ei ole valmis või ei ole kasumlikud. nüüd näete, see on ju kohe otsene valitsuse toetus, aga valitsus toetub ja millegipärast maksumaksja rahakotile. võiks küsida, kas maksumaksja tahab siis seda toetada, aga no maksumaksjat on ainult siis vaja, kui tulevad need valimised. peale järgmisel päeval enam ei ole valijat vaja. ilmast sõltuv elektrienergia tootmine toob kaasa turgudel väga kõikuvad elektrihinnad. kuigi heade tuuleolude korral toodetakse märkimisväärses koguses elektrit, põhjustab ületootmine hindade järsku langust, mille tulemuseks on kasumi puudumine. ja siis, kui elektrit on vaja ja hinnad on kõrged, ei pruugi tuult üldse olla.
mis tähendab, et operaatorid ikkagi midagi ei teeni. Augustikuune oksjoni fiasko, nüüd augustikuus oli oksjon, kas meil on räägitud nendest, kuidas see käis ja läks põhja, eks meil oli ta ka sarnasel ajal, öeldi, et ei hakka sinna midagi tegema. On viinud selleni, et Saksamaa valitsus vähendab Bundestagi heakskiidul järgmiseks aastaks kavandatud oksjonite mahtu 2,5 kuni 5 gigavattini. Vaata, kus on suur vahe. Kui sinna vahesse ära mahud, nagu Nõukogude Liidu ajal 5 aastaga plaan 4 aastaga, siis ei ole pahandust ei juhtu, plaan on täidetud. Sest näete, algselt oli plaanis 5-6 gigavatti avamere võimsust, kuid ilma toetuste ja hinnagarantiideta ebaõnnestuvad ka need, sest tuuleenergia pole vabal turul ilma nende toetusmeetmeteta kasumlik. Kliimaalarmistide eesmärk paigaldada 2030, meil on ka 30, on kogu aeg kõnnib siin kliima ja energeetika ministrite pädevus, nad muid numbreid ei tunne või aastaarve kui 2030, nagu nõukaajal oli see värk. Aastaks 30 gigavatti ja 2045 aastaks kokku 70 gigavatti avamere tuuleenergia võimsust. Ja näete, sinisega tõenäoliselt ebaõnnestub. Võrdluseks praegu paigaldatud võrku ühendatud avamere tuuleenergia võimsus on veidi üle 9 gigavatti. Vaadake, ei ole 10, aga tahavad 70 saada. Ma ei tea, kust inimesed ja mis mõttega need, kuidas see aju on ehitatud, nad ei oska neid numbreid lugeda. Et üks on alla 10 ja teine peab olema 70, 7 korda suurem. Seega oleks augustis toimunud ebaõnnestunud oksjon parimal juhul võimsust enam kui 2-kordistanud. Oleks saanud ainult 2 korda rohkem, aga mitte 10 korda. No vot nii nagu on. Nii, ja nüüd vaadake, see on päris hea lugu. Võtame ära, India päikesemull on kohe lõhkumas. Vaadake, pilt on ka ilus. Päikesemulli peal ümmargune on päikesepatareid ja nad kogu aeg kukuvad sealt alla. Maailma pidi vallutama Indias, mitte Hiinas toodetud päikesepaneelid, kuid nüüd hoiatab energeetikaministeerium ülevõimsuse ja päikesemulli peatse lõhkemise eest. Ka sisenõudlus on kõikumas, kuna vananev elektrivõrk ei suuda kõikuva elektrivarustusega toime tulla. Vaadake, mõelge, kas Indias on rohkem päikest kui meil või ei ole. Aastaid subsideeris ja toetas India valitsus päikese elektrijaamade laiendamist. Nüüd mõtisklege, hiljuti käis ka Saksa peaminister, see Merz käis seal Indias suuri lepinguid sõlmimas. Ju ta sealt tuleb igavese hulga päikesepatareidiga tagasi, kuna Hiinal on neid üle. Kui vaatate neid meie uudiseid, miks me siin Saksamaast räägime, me räägime lihtsalt suurriigist, sest meie tahame ei olla kellegi moodi. Ma olen seda kogu aeg rääkinud, et mina soovin teile mõistust ja tarkust, aga eestlane tahab olla kellegi teise moodi, mitte enda moodi. Et rahuldada riigi kiiresti kasvavat elektrienergia nõudlust ja vähendada sõltuvust imporditud energiaallikast, nagu nafta, maagaas ja kivisüsi. Vananenud, lagunenud elektrivõrk ei suuda aga kõikuva elektrivarustusega toime tulla ning suurtes võlgades India energiaettevõtetel puuduvad vahendid ulatuslikeks investeeringuteks. Seetõttu otsustas valitsus mitmed projektid peatada. Näete, need projektid saabki Saksamaale üle anda, need akupangad, päikesepatareid. Siin ei ole midagi, projektimaterjal on olemas, nii nagu meilgi öeldi, et meil pankroti minevad need energiaehitajad, päikesepatareid, need ostab pankrotipesast valitsus välja. Kuid probleem on sügavam. Viimastel aastatel on tekkinud üha rohkem päikesemooduli tehaseid. Näete, vaat siin on koht olemas, et Hiinat globaalsest tarneahelatest välja tõrjuda. Indiaga sõltub ka Hiina materjalidest ja komponentidest.
ning president Trumpi kehtestatud USA imporditariifid on USA turu sisuliselt kõrvaldanud. Näete, pandi Hiinale peale ja USA-sse ei lähe see liitiumkraam akud ja sellest hoolimata on selliste moodulitehaste edasised ehitusprojektid käimas, mis tähendab, et India toodang võib lähiaastatel tõusta 200 gigavatini aastas. Kuid sisenõudlus selle võimsuse järele on kaugeltki ebapiisav. Arvestades, et isegi Hiina päikeseenergiatööstus seisab silmitsi massiliste koondamistega, näete, koondavad ka seal. Ja tohutu hinnalangusega on India energiaministeerium hoiatused mõistetavad. New Delhis kardetakse päikeseenergia krahhi, sest see ei veaks hävingusse mitte ainult mõjutatud ettevõtted, vaid kogu nende taga olevat rahastamisstruktuuri, rääkimata mõjust piirkondlikele tööturgudele. Ja oleme siis suurel pildil tagasi. Mida sa arvad? India, Hiina, kõik meie suured sõbrad on juba nii üle töötanud, üle kraamiga paisutatud, et meil veel on puudu nende asjadest. Just täpselt. Aga mul kohe, sa rääkisid märtsist ja mul kohe kangastub see, kas täna või eile oli suur pealkiri, kus Merts kahetseb tuumajaamade sulgemist Saksamaal. Et ta on suure kriitika alla sattunud, aga kõige pullim on see, et me oleme aasta aega jahunud Tehnokraadis seda, et kui suur viga on tehtud siis tuumajaamade sulgemisega Saksamaal ja üldse igal pool, mismoodi on mindud selle rohehullusega kaasa, et see ei ole jätkusuutlik. Ja nüüd hakkab see nii-öelda siis peavoolu uudistes kajama, et head kuulajad ja vaatajad, jälgige Tehnokraati ja olete aasta jagu uudiste sees. Aga minul ei ole siit midagi, et meil on küsimused on otsas ja ma arvan, et kõike head ja nägemist siis teise korrani. Nägemist. Meil on Eestile plaan B.